suhteliselt vähe sõitnud see aasta, et mis see Paide väljatuleku taustalugu on? No põhimõtteliselt on see, et ikkagi veel kogemusi koguda Rally2 autoga ja noh, nagu ma enne rallit ütlesin ka, et siuke tuttav ralli ja 2 korda on siin õnnestunud meil ja seetõttu see ralli mulle nagu väga meeldib ka ja istub, et see oli siuke hea platvorm, kus nii-öelda autot edasi õppida ja see oligi põhimõtteliselt see põhjus, et muud ei olnud. Kas ralli käigus siis nii-öelda muutsite seadistusi, proovisite midagi või sõidutreiningu? Jah, no ütleme, tegelikult meil oli natuke juhuslikult oli üsna 2 tegusat testipäeva, et algselt oli mõeldud 1, aga seal esimene päev läks nii-öelda ilma taha, et seal me saime nagu väga palju asju proovida, et nii-öelda ralliks otseselt midagi nagu proovida ei olnud vaja, et lihtsalt pigem harjuda selle kiiruse ja autoga, et noh, et kui teed on tuttavad, et siis see on nagu ideaalne koht, kus seda teha. Noh, kõik teavad, et me eelmise ralli lõpetasime suht kiiresti. Saime ainult kilomeeter 200 sõita ja tegime katuse. Ja seekord läksime siis värske nii-öelda autoga jälle peale. Ja mõte oli see, et peame nagu alustuseks jälle selle rütmi kätte saama. Ja esimene katse läks sujuvalt, teine katse nagu ikka, ka nagu tasapisi. No siis kolmanda mõtlesin, et no teine läbimine, et proovime. Proovime suruma ja seal oli üks trampliin, mis lõhkus meil auto ära. Lõhkus meil roolilati ja seetõttu meil kadus roolivõim ära. Ja 4. katse, siis see teine linna läbimine oli meil ilma roolivõimuta. Ja siis kinnine värk, hommikul remont, jäime 5 minutit hiljaks TC-sse remondi pärast. Auto sai korda, aga saime 50 sekundit trahvi. See nagu, ütleme, lõi selle rütmi paigast ka ära, et mingid võidumõtted üldse olid põhimõtteliselt kaadud, minut peaaegu. Ja siis mõtlesime, et sõidame sama tempos selle ralli lihtsalt lõpuni ja nii nagu läheb, nii läheb. Ja põhimõtteliselt nii oligi, et langesime teiseks ja nii me päeva lõpuks olemegi teised. Küll aga siin esimesel olid probleemid tehnikaga viimasel 2 katsel, aga ta sõits nii eest ära, et enam polnud võimalik kätte saada. Seega teine koht meil. Ei, me saime reede õhtul selle tempo väga heaks, et ei olnud nagu probleemi. Et see linnakatse on alati mulle sobinud, et oli lihtne selles mõttes. Tänane päev oli klassikaline Järvamaa kiire ja salakavalate pidurdustega. Kuidas see tänane päev läks? Keeruline oli, kuna me alustasime esimesena, startisime esimesena, siis teede puhastamist oli päris palju. Pluss oli ka vihma, nii et libe oli, aga me leidisime oma rütmi ja saime hakkama, et sõiduga 100% rahule jää. Küll meil oli mingid probleeme trajektoori asjadega, aga üldpildis oli päris okei. EV3-s olid sa küll ainus sõitja, aga räägi, mis tempo sa valisid ja mis sihte sa endale nagu seadsid? Me oleme nüüd, kui me hakkasime Arro Vahtraga koostööd tegema auto, siis me oleme võtnud selle sihi, et võiks ralli lõpetada absoluudi top 10. Et me üritamegi siin võidusõita EM5 klassiga rohkem, eks R5-ga rohkem võrdlema, aga top 10 selline eesmärk meil alati. Kas on ka selline suurem ja pikem plaan selle Rally 3-ga seoses? Järgmine hooaeg sõidame kindlasti veel, arvatavasti mingid Euroopakad ja võtame siit Euroopast midagi ja võib-olla Soome meistrivõistlused. Ja siis tuleb arvatavasti mingi arenguhüppe teha edasi. Esialgu oli väike hirm, kuna olime teised autod rajal ja arvasime, et on väga libe. Aga tegelikult ei olnud üldse midagi hullu ja pidamine oli täitsa okei. Palju need hoovihmad pääsesid üllatama? Ja, et see vihm ikka, arvasin, et kui vihm hakkas sadama, siis läheb väga libedaks. Aga tegelikult ei olnud hullu selles mõttes, et täiesti sõidatav oli. Viimasel katsel, mis juhtus? Viimasel katsel läksime natuke pingutama, kuna teise kohaga oli vahe väike ja tuli 2 sellist päris ohtlikku sõiduviga sisse. Aga jõudsime ilusti lõpuni ja kõik oli hästi. Esimene katse oli meil üpris konarlik, alguses ei saanud head rütmi sisse. Linn oli nagu linn ikka, tulime puhtalt läbi.
aga teine metsakatse oli juba päris hea, siis oli meil tunne oli hea ja tegime head aega ka. Teine päev meil suures pildis oli hea, sõitsime ikkagi suhteliselt turvaliselt, et paar katset, kus ma tundsin, et võiks suruda, siis ma proovisin ja toimis kõik. Aga suures pildis on kõik hästi. Päris keeruline algus, asfalt ja pikk kruusakatse vaheldumised. Kui keeruline oli sellistes tingimustes rütm paika saada? Eks muidugi on raske, kui ei ole eelnevalt sellele rallile testi ka teinud sarnase pinnase peal ja siis kohe minna toorelt sükse pika katse peale, kus on hästi palju sükest vahelduvat pidamist ja hästi ohtlikke kohti, siis esimene ring oli kuidagi väga rabe meil, et me ei olnud üldse sellest tempos, mis me oleks tahtnud olla ja tegime omad järeldused sellest, läksime hooldusesse ja teine ring oli juba märksamini parem, aga siiski mitte laitmatu. Tänased esimesed 2 katset olid lihtsalt rasked selles mõttes, et kuidas teistega tempot pidada, et Vahastu nii Võidula mõlemad on tegelikult üsna süksed, ei tahaks öelda lihtsad, aga võrreldes Põikvaga on nad pigem kuke pea, et nendega lihtsalt tahtsin läbi saada ja puhas sõitu teha ja Põikvalle üritasin suruma minna ja mis tuli tegelikult välja ka. Alustuseks kruusakatset tulid väga hästi välja. Esimene oli kohe siuke hooga, mis tavaliselt mul ei ole, tavaliselt nii ei tule. Asfalt ehk linnakatse ei tule üldse välja, nii ka seekord, nii et seal kaotsime aega, aga kruusal tegime kõik tagasi õnneks. Tänane päev oli täitsa okeis. Esimene katse oli siuke triki ja kitsas ja siuke, et ta polnud nii minu meele järgi, ütleme nii, et mulle rohkem meeldivad laiad ja siuksed looglevad ja kiiremad katsed kui kitsad ja siuksed tehnilised. Aastaid tagasi oled sa ladaga sõitnud ja väga kiiresti sõitnud. Kui kiiresti sa nüüd õige rütmi kätte said? Ma arvan, et 3. katse peal juba oli ikka meelde tulnud, kuidas see asi käis päris, et oli taas äratundmisrõõm. Paide ralli on selline kiire ja olud olid vahelduvad ja nägin palju eksimusi just pidurdusmaadel, et kuidas see ralli sinu vaates läks? Ladaga on selles mõttes lihtne, et ükskõik kui hilja sa pidurdama hakkad, et see jääb ikka seisma. Ei mingid muid viperusi meil vist väga ei olnud, et saime hakkama. Eks see esimene katse oli siuke, me saanud seda palju sõita, me saime siuke 4 kilomeetrit sõita, et otseselt rütmi üles ei leidnudki, kui juba tuli punane lipp, et siis saime lihtsalt läbi kulgeda ja legendi parandada, kui vaja oli. Ja siis oli siuke linn, et eks seal olid jälle emotsioonid laes ja sõitsid rohkem külge ees, et ei saanud seda katsevõitu ei saanud, aga järgmisel läbimisel läksime vigade paranduse tegema ja tasus ära. Aga tänane päev oli klassikaline Järvamaa, et selline kiire ja olud olid päris vahelduvad. Kuidas tänase päeva sündmused olid teie vaates? Vahastu peal ei muutunud aga midagi, et teisel läbimisel me proovisime teist rehvi, aga Võidulat ma olen siin, ütleme, talvel nii palju sõitnud, et see on lihtsalt rohkem nagu peas juba, aga Võidula teisel läbimisel, kui see punktikatse oli, siis meil kadus paar silindrit ära ja pärast seda oli, ütleme, et siis ei saanud enam kuskil järgi lasta, et pididki nii põhjaga sõitma kui vähegi võimalik ja ei suutnud ka siis seda katsevõitu saada, et 0,2 ei puudu, aga viimasel pikal katsel, kus me arvasime, et me hävime täiega, et siis sellel me isegi 1,8 peale, mis siis, et paar silindrit puudu oli, et tasub ikka järgi peal hoida, et ei tasu kohe alla anda.